Eesti Kroon. Saade rahast, pangandusest, investeerimisest ja majandusest. Saate toob teieni Tartu Hoiu-laenuühistu. Tervitame kõiki raadiokuulajaid ja kõiki teisi kuulajaid, kes kuulavad meid erinevatest vidinatest, portaalidest ja podcastidest ja YouTube'idest ja kõik muudelt platvormidelt. Algamas on saade Eesti Kroon. Saade rahast, pangandusest, investeerimist ja majandust ning saate toob teieni Tartu Hoiu-laenuühistu ning jällegi stuudios Andro Roos ja Maksim Romanovitš. Tervist, Andro! Tere! Kuule, meil on siin välja kujunenud omaette väike traditsioon, et me vaatame selle põhjal, et millega Andro tuleb, et kohv on näpus, kas on tanklakohv või on mingi muu kodust võetud termostops, et selle põhjalt nagu saab otsustada, et mis seis rahadega siis hetkel majanduslikus aspektist on, et täna ollakse nagu mitte tanklakohviga, et ikka tanklakohviga, oma termostopsis. Nii et ütleme, siis on keskpärane, sest väidetavad vaata tanklas, kui sa tuled oma topsiga, siis on odavam. Jah, siis on odavam ja no, kasutasin ID-kaarti ka, et siis sai veel odavamalt nagu selles mõttes. Aga termotops on mul sellepärast, et vaata, seal sa järeldusi teha ei saa, et termotops kingiti mulle, ema kinkis jõuludeks ja ma seda ehk kasutan, kui ma tulen tanklatopsiga, siis ma olen patustanud ehk mitte raha kokku hoidnud, mitte seda kingitust kasutanud ja olen unustanud koju termotopsi lihtsalt. No, mina olen aru saanud, et see peegeldab riigi rahanduslikku olukorda, et kuidas Androl topsiga läheb, nii ka see näitab seda, mis seis me riigis rahanduslikult on. Ja selle juurde ka tulekski, et üle pikka aja pärast, kui ma õigesti mäletan, 10 kvartalit on esimest korda näidatud siis sellist positiivset, ehk siis on majandus tõusuteele pöördunud, et öeldakse igasugused numbrid seal jooksevad ja nii edasi, et tavakodanikule on see natukene arusaamatu, et Andro, sina oled meil finantsinime, sa oled ikkagi Tartu Hoiu-laenuühistu juht, et ütleme, oled käsipidi sees kuni küünarnukkideni välja selles finantsmaailmas, et mida see ühekordne siis nii-öelda kvartalis majandustõus tähendab Eesti majandusele, aga võib-olla Tartu Hoiu-laenuühistule ja üldse nagu laenurahadele kui selline? Mina saan öelda niimoodi, et ma olen majandusteadlane, aga majandusteadlase kohta öeldakse niimoodi, et see on nagu siuke, ikka täppisteadus, eks ole. Aga ma olen ka nagu praktik ja seetõttu ma olen nagu siukene, ütleme, nagu finantsmaailma kirurg, kui ma võin enda kohta niimoodi öelda. Ja ega kirurgi töö ei ole ainult, nagu üldse arsti töö ei ole ju ainult mitte õpikutarkus järgi teha, vaid ka tunnetus järgi teha ja ma rohkem oma töös lähtun ka ikka tunnetusest. Muidugi arvudest ka, aga tunnetus on ka väga oluline. Muidugi arvude inimesena ma väga ei taha uskuda, et majanduskasv kui selline on ja see võib olla siuke surnud kassi hüpe, nagu visatakse surnud kass maha, et on 10 kvartalit langenud ja nüüd on jõudnud maapinna peale, et siis hüppab korra nagu üles. Aga see ei tähenda, et ta sinna üles nagu jääb, et see trend nagu tekib. Aga mis ma tunnetuse poole pealt ütlema võin asuda siin on see, et jah, inimestel raha tegelikult on ja raha liigub rohkem. Et see on nagu kindel. Et raha on, raha liigub. Hiljuti Euroopa Keskpank langetas ka intressimäärasid. See annab mulle ka pahale inimesele alust hoiulaenuühistus, kui edasised võlakirja emissioonid on ikkagi intressi allapoole tuua. See ma näen, vaata ja kui pettunud sa muidugi oled siin, aga niimoodi see nagu on, et sa mõtle parem nagu selle peale, et mõtle see, kes võlakirju välja annab, et tema saab oma teenused pakkuda soodsamalt. Suures pildis see ju tähendab nagu seda, et hinnad võiksid ja küll me ei usu seda keegi, et hinnad langevad. See on ulmes. Miks peaks langetama, et kui klient on nagu ühe hinnaga kogu aeg söönud, et miks siis peaks alla tulema, olgugi, et enda kulu läheb väiksemaks? Aga näed, vaata, mina avasin kohviku, kus on 5 eurot nagu söögikord. Ja täitsa toimib, peab tunnistama, et korduvalt käinud nii. Ja tegelikult ausalt öeldes ega tasub ära ka, ega ei ole nii hull, et peale peab maksma nagu nii, et küsimus on nagu selles, et hinnad võiksid langeda ka, aga siin on see ahnuse tegur, et ja see ettemääramaatus ka tuleviku suhtes, mis on eestlase puhul väga oluline, turg on hästi väike ja sa ei tea nagu seda, kas sul homme klient tuleb või ei tule.
ja siis sa tahad selle täna kätte saada, järelikult sa tõstad hinnad kõrgeks. Ja sa ei saa neid alla lasta, sellepärast et äkki homme valitsus maksustab, äkki homme klient ei tule, äkki juhtub see või teine. Nii et hindade langus seda juttu olla ei saa, aga äkki nad ei kasva nii kiiresti lihtsalt siis. Sest tegelikult hinnad on ikka ropult kasvanud kõikides sektorites. Et vaatad nagu seda ja imestad, et kuidas sa võid nii vaeseks nagu jääda nende asjadega, et kui sa lihtsalt igapäevasid kulusid maksad või ka süüa ostad või nii edasi, nii et nii ta on. No kohviku koha pealt ma ütlen niimoodi, et mina arvan, et 5 on sul seal täiesti optimaalne, aga samas, kui sa isegi natukene tõstaksid, ma arvan, et keegi isegi tegelikult ei nuriseks, sest et võrreldes teistega on ikkagi tajutavalt odavam, on tajutavalt odav. Et kui sa natukene tõstaksid ja võib-olla selle võrra siis tuleb lihalett võib-olla parem või on midagi, mingi lisandväärtus on, kohvi juba võib-olla kallim on ju, inimestele vaata, käiakse, harjutakse ära ühega, aga sul on ju vaja kogu aeg tegutseda selles suunas, et midagi uut pakkuda, midagi teistsugust, natuke juurde on ju, et siis tuleb ka see hinnatõus, ma arvan, et see oleks inimestele isegi vastuvõetav. Aga tegelikkuses on sul point on õige, et hetkeseisuga meil on ikkagi käib palgaralli, inimeste palgad ja sissetulekud küll tõusevad, nüüd ka natukene majanduskasv, mis nagu sa ütlesid küll ilmselt ei peegeldu selles kuidagi, aga raha inimestel on küll rohkem käes, et nagu sa väidad, et see on tajutav ja nüüd ma saan aru, et ka Euribori osas on ka nüüd tuldud ju alla, et mis see tähendab, et nüüd sa ju ka kinnisvara valdkonnas tegutsejana, et tunned, et siis nende korterid lähevad veel kiiremini Tartu Hoiu-laenuühistu nii-öelda sõsarfirmade poolt ehitatud korterid lähevad kiiremini ära kui... Jah, ei, korterid lähevad praegu, see on kindel. Küttepuud lähevad isegi praegu, kuigi ei ole väga külm. Lähevad sinna Põhjamaadesse ja inimesed ostavad. Eks see on seotud ka energiahindadega. Energiahinnad. Vaata jah, et ega see ongi üks sektor mõjutab teist, et kui energiahinnad olid siin väga odavaks läinud. Tarbija muidugi ei tundnud seda meil, et võib-olla paljud määravad. Mulle praegu jäin kohe mõtlema, et mis hetkel see nagu juhtus. Aga nad on läinud alla sellepärast, et börsihind on läinud alla. Aga teistpidi tõusnud on võrgutasud ja ega tavaline inimene, raadiokuulaja, kes iga päev ei vaata oma elektriarvet, tema süüdistab nagu seda elektritootjat. Ehk võib-olla mind või Tartu Hoiu-laenuühistut, vaata tuulikud töötavad ja elektrihind ei ole alla läinud, elektrihind on tegelikult alla läinud võrreldes siin 2022. aastaga ja isegi 2023. aastaga. Aga, sest jah, 2023. aastal ma tean täpselt, 91 eurot oli, just hiljuti vaatasin, keskmine Nord Pooli hind Eestis. Aga ka 2024, eile just vaatasin, kui mälu ei peta, 80 oli midagi, kas oli 86, nii et ikkagi, ma ei tea, 5% on alla läinud, kui siin ütleme kiirelt arvutada. Aga võrgutasu on tunduvalt tõusnud, eks ole, nii et küsimus ei ole nagu selles, et tootjad, ütleme, nipitavad kuidagi tarbijaid, et ma ei tea, petavad või midagi, et küsimus on nagu selles, et tegelikult Elektrilevi seal ju petab. Ma ei tea, kas ta siis petab või lihtsalt koorib või ei tuled oma kuludega välja ja Elering samamoodi, eks ole. Et jah, võrgutasud on tõusnud, käibemaks on tõusnud, nii et see on, tegelikult on see väga hull probleem ja hull probleem on ta sellepärast, et vaata see võrgutasu värk ja see taastuvenergia värk ja see käibemaksu värk, see on riigi värk. Nii-öelda kommunistid on võimul ja võidavad nagu, eks ole, et kommunistid on raha juurde pannud, aga kapitalist, see, kes toodab seda elektrit kui toodet, tema on vähem saanud oma kauba eest. Aga nüüd mõelge niipidi, et seal on ka kulud tõusnud, ma saan praktikuna rääkida, õlide hinnad on tõusnud ja ka meile kehtivad ju võrgutasud, need on tõusnud, igasugust hooldused, asjad, kõik on nagu tõusnud. See tähendab seda, et nende olukord on halvemaks tehtud. Ja nüüd tulla tagasi veel selle juurde, et ütleme, elektrihinnad on langenud. Mingil määral on langenud, Põhjamaades on päriselt ka langenud, eks ole. Seda me loeme meediast, et kõikjal meid ümbritsevatel põhjanaabritel on nagu hind kordades tuleb odavam kui meil. Jah, näiteks miks eelmine aasta oli puidumüügis suhteliselt kesine aasta, oligi nagu see, et elekter oli Põhjamaades suhteliselt odav ja inimesed kütsidki oma majasid ja korterid elektriga ja jätsid ostmata nagu siis küttepuu. Aga küttepuu
noh, äri siis kiratses, väga paljud läksid pankrotti, nii Baltimaadest, Põhjamaadest, igalt poolt, sisuliselt meie halupuudetööstus oli ka ainukene, mis nagu suurematest püsti jäi, et väga paljud pidid alla vanduma, nii et noh, vaata, nii nende asjadega on, et ega see, kui hinnad niimoodi muutuvad üles-alla, see ei ole hea, et parem oleks, kui oleks nagu stabiilne. Stabiilselt kõrge on ju? Ma ei tea, no ei, tegelikult ega kõrge ei ole nagu õige, et noh, pigem stabiilselt normaalne, ütleme, stabiilselt taskukohane. Kunagi ma ütlesin jah kohvikus, et hinnad on taskukohased, siis mõni teravkeel küsis, mis see taskukohane nagu tähendab. Aga noh, vaata, kõik ei saagi öelda ju niimoodi, et sendi täpsusega, et on erinevad tooted ju, eks ole, et noh, hinnakirjas, eks taskud on ka nagu erinevad, et noh, et taskukohane ongi nagu see, et keskklass suudaks ka nagu maksta ilma probleemideta ja käivet tekiks nagu. Et kui käivet ei teki, inimesed raha oma taskusse jätavad, siis ei ole taskukohane nagu. Vaat selliste mõtetega teeme ühe kiire pausi ja siis oleme tagasi saatega Eesti Kroon. Oleme tagasi saatega Eesti Kroon, saade rahast pangust investeerimist ja majandust ning saate toob teieni Tartu Hoiu-laenuühistu ning stuudios Andor Roos ja Maksim Romanovitš. No, ei saa üle ega ümber ikkagi sellisest poliitikast ja ikkagi globaalsest poliitikast, sest kõik ikkagi veel korduvalt, nagu ma rõhutan, on seotud ka majandusega ja ütleme niimoodi, et vaadates nädalale tagasi, siis on olnud ikka väga-väga ärev nädal, kaasa arvatud siis vaadates sinna aspektliku või majanduslikust aspektist siis Donald Trump, kelle poolt sa minu mäletamist mööda väga olid. Ma ei tea, kõik arvad, et ma tema poolt olen nii väga. Et tegi siin korralikult trikke või ütleme, viskas hundirattaid ja viskas nii mitut väga huvitavat vekslit õhku, rääkimata sellest, et kehtestas siis tollitariifid, mis on ikkagi suht soolased. Et mida see tähendab nagu globaalses mõttes globaalse majandusele, et kui ma võtangi, et näiteks, et noh, tooted, mis lähevad ilmselgelt kallimaks, on autod seal noh, nende nii-öelda ameeriklaste jaoks, sest et ilmselgelt ju see 25% importtariifi maksab tarbija ikkagi kinni ja loomulikult ju ka kui sellised tariifid peale tulevad, noh, tootjal ka ei ole nagu hea ja mugav. No, alustaks tegelikult sellisest asja, et kas sina, Andor Roos, et see oli see õige tegu või mitte, et vaadates, et väidetavalt Trump ütleb, et see on selle jaoks, et elavdada kohalikku majandust? No kõigepealt ma pean ütlema seda, teema on null, et mina ei ole Trumpi poolt ega vastu. Küll ma pean ütlema, et ta isikuna nagu meeldib mulle, sellepärast, et ma ka, ütleme, ettevõtja ja poliitikuna pean pidama sellised arenguvestlusi, nagu Trump on pidanud, kaasa arvatud Zelenskiga ja teiste riigipeadega, nagu, et ma ei saa talle küll midagi ette heita, et mõni ütles nagu seda, et kuidagi ebaviisakas või asi, aga eks inimene teeb oma kodus, nagu ta heaks arvab. Valge Maja on Trumpi kodu ja kui talle küll keegi läheb eriti abi paluma, no siis loomulikult mingisugune elementaarne viisakus peab nagu seal olema. No siis oleks võinud nagu Oskar Lutsu raamatus Tõnisson ütles, vaata, kui tootjast tuli raha küsima, et oleks teadnud, et oleks kodust üldse ära läinud. Oleks ära läinud, jah. Aga noh, vaata siin selles ütlemises ma ei saa öelda nagu seda, et ma Trumpi poolt nii väga olen või muidugi mitte ka Trumpi vastu, et lihtsalt igasugusel suhtlemisel ja asjadel on nagu reeglid ja etikett ja protokoll ja ütleme, sellest tuleb alati lähtuda ja sellest vanasõnast ka, et kel jänusel jalad, et ei ole keegi nagu sunnitud teist aitama lihtsalt sellepärast, et teisel pisarad silmas on või kuidagi kurba nägu teeb. Aga no see selleks, no eks see kehtib ka nagu nende tariifide või tollide, eesti keeles on tollid. Trumpile meeldib see sõna tariif, eks ole. Ma arvan, et Trumpil on õigus Ameerika presidendina ja ta tegutseb Ameerika huvides pikaajaliselt. Lühiajaliselt jah, kehtib see, et no siin toodi meie ajakirjanduses välja, et Californias ehituspuidu hind kasvab sellepärast, et peamiselt seda ehituspuitu tuuakse Kanadast. No aga samamoodi oli ju meil, kus ehituspuitu toodi Venemaalt. Me ei pannud küll tariife või tolle Venemaale. Me lihtsalt keelasime ära nagu ütleme selle ehituspuidu toomise. Sellepärast ehituspuidu hinnad vahepeal kasvasid. No aga siis pikas plaanis leiti ju teised variandid, kas siis
hakati Eestis tootma või toodi ikka Venemaalt, aga Kasahstani nii-öelda templiga või mingit kolmandat moodi, eks ole. Noh, samamoodi on seal, et eks hakkab slikerdamine ka pihta muidugi, noh, see on nende tollide viga nagu, et Kanadast ei tooda, et tuuakse näiteks, noh, ma ei tea, ametlikult kuskilt mujalt, kus tolle ei ole, aga tegelikult füüsiliselt tuleb ikka Kanadast, noh, läbi mingi transiidi. Et eks siis tuleb selle uuesti võidelda, aga noh, kuna Ameerika on ka piisavalt suur majandus, võib-olla Eesti puhul on sellised väärtarvitusi nagu rohkem võimalik teha, et Ameerika on suur majandus ja kui teistpidi Trump teeb lihtsamaks ka näiteks bürokraatia poole või ka pankadest laenu saamise, et oma ärisid pihta hakata nagu seal. No uuesti näiteks puidutööstusi käima panna või autotööstust käima panna, siis ma usun, et see pikas plaanis, ja see pikk plaan ei ole nüüd 10-20 aastat, see on ikkagi noh, siin aastate küsimus, eks ole. Et hakkab pihta see protsess, et siis see tõstab Ameerika omamaise tööstuse ja majanduse jalgadele. Ja tegelikult see on kõige, iga riik peaks niimoodi tegema ja iga süsteem. Muidugi, kõige ideaalsem maailmas võib-olla oleks, aga ma ütlen, see on ainult teooria. Oleks see, kui üldse nagu ei oleks mingisuguseid kaubandusbarjääre. Et kui saakski nagu niimoodi kaubelda nagu aus on. Aga noh, maailm ei ole aus ja sellepärast neid barjääre tegelikult vaja on. Et ega Euroopa Liit on ise ka üks suur barjäär. Me ei salli ju väljapoolt sisse tulnud kaupa, et me püüame ka nagu toota iseenda sees ja see ei tule küll hästi välja ja müüa teistele väljapoole, et noh, pigem on see kujunenud niimoodi, et me ostame teiste kaupa nagu sisse ja ise nagu väga ikkagi ei tooda, aga algselt see Euroopa Liit ju saigi tolliliiduna ikkagi tehtud, et soodustada oma Euroopa maist tootmist. No selleni ma tahtsingi juhtida, et minu teada või noh, ma olen siin natuke kodus tööd teinud ja uurinud siis viimati, kui Ameerika sellise käigu tegi, siis see soodustaski lükkas selle ratta käima, et tekkiski nagu Euroopa Liit, ehk siis alguses siis tolliliit, mis oli alguses vist oli mingi Euroopa söe ja terase liit. Jah, söe ja terase liit. Et kas see võib nagu lükata ka nagu uue käigu sisse, et tekib jälle midagi sellist, pluss on loomulikult ju eurooplaste jaoks, kui ei saa Ameerikasse oma kaupa saada, sest kõrged tollitariifide tõttu, et mis see tähendab, et meil on ju noh, me jääme nagu ütleme mingil määral lõksu, et Venemaaga me nagu ei kauple, on ju, sinna me nagu turule me oma kaupa ei vea, siis nii-öelda ida suunas, lääne suunas me ka enam kaupa siis eriti ei saa või oma tööstust suunata, sest et seal on tollitariifid peal ja siis me olemegi sellises nagu sundseisus keskel, nagu öeldakse, nii rõõba, nii mjassa, et jaa, aga Euroopa on nagu nii, ma ütlen, noh, inglise keeles öeldakse fucked up vabandust, ma nii ütlen, aga ta ongi. Kui sa vaatad kas või demograafilisi näitajaid, et siin ju rahvaarv nagu väheneb Ameerikas, Aasias, Aafrikas, isegi Austraalias, igal pool suureneb. Nii et noh, siin ei olegi nagu küsimust, et juba sellega me kaotame, sest vaata, noh, miks India, Hiina ja Ameerika Ühendriigid näiteks on ikkagi sellised arenevad ja tõusvad majandused ja suurenevad majandused. Nad ongi sellepärast, et nende rahvaarv kasvab. Ja kui nüüd otse öelda, siis on niimoodi, et loomulikult ega selle massi hulgas on ka väga palju lolle. No paraku on lolle, kui me vaatame ausalt seda asja, aga sealt sirgub ka väga palju geniaalseid inimesi. Indias ja Hiinas tuleb see loomulikust sünnist, mitte et hiinlased ja indialased väga targad oleksid, aga neil sünnib lihtsalt väga palju lapsi ja lihtsalt mingi protsent nendest lastest on geeniused, on väga head, mingi protsent on vähem head, mingi protsent on nagu üldse siuksed, et parem ära tööturul lase, et maksa nagu toetusi. Ja kui need inimesed jäävad sinna, kas või osa nendest, siis nad aitavad seda majandust edasi viia. Noh, sealt tulevad teadlased ja tulevad leiutajad ja tulevad geniaalsed ärimehed ja riigitegelast nii edasi. Ameerika pluss on nagu see, et tema tõmbab nagu supikulbiga igast riigist ära helgemad pead. Tõmbab nad ära, ekseldab nad nii-öelda oma kõhus läbi, et nad kasutab nende potentsiaali ära, noh nagu meenutame Einstein ja kõike, kes on sinna läinud, Teslasid ja asju.
ja, et isegi Einstein ju tegelikult no oli ju Saksa kodanik, eks ole. Ja Sikorski oli venelane, kes ka sinna läks, nii et no ühesõnaga see on Ameerika taktika, sellega ta paneb oma tööstused tööle, sellega paneb ta oma teaduse tööle ja siis ta söödab need inimesed paksuks aga tal ei ole ka sellest hullu, et sealt nagu mingisugused suuri dünastiaid ei tule nagu teadlaste või edukate inimeste dünastiad, ta söödab nad kõik paksuks, nad surevad ära, aga tal on hea, ta tõmbab nagu uuesti vahtu kogu aeg nagu. Ta tõmbab seda Venemaalt, ta tõmbab seda Euroopast, ta tõmbab seda Hiinast, ta tõmbab seda Indiast, Lõuna-Ameerikast, igalt poolt, Afrikast, igalt poolt tõmbab nagu seda. Ja tõmbab tööjõudu ka ligi nagu sinna. Nii et no, see on üks majanduse vedur. Euroopa jääb selles alla, siin ei sünni kedagi ja ega siia ühtegi aju ka tulnud ei ole, et ma ei oska ühtegi nimetada nagu, et mis siin suurepärast tehtud oleks, et vaata internetis ju ringlevad meemid, et kuidas on, et Hiina tegi seal nii palju tuhandeid või 10 000 kilomeetrit raudteed viimase 5 aastaga, eks ole. Ameerika tegi seda, India tegi seda, aga Euroopa, mis ta suutis teha, oli siis see pudelitele mitte ära kukkuv kork, eks ole, mis tuleb sulle vastu nina, nii et et see on nagu Euroopa tehnoloogiline saavutus. Nali naljaks, ehk ta suures plaanis tegelikult niimoodi on. Kus suitsu seal tuld ja vaata, ma toon ühe seiga sulle. Täna hommikul üks inimene kurtis, näed, ma ei saanud taksoga sõita. Et mul kaart oli blokeeritud. Ma ütlesin, miks sul siis kaart oli blokeeritud? Logisin internetipanka. Coop Pank oli see, kus ta logis. Teeme reklaami natukene. See võib-olla praegu tuleb halb reklaam. Ei tea, kõik reklaam on hea reklaam. Logis sisse ja vaatasin, et 0 eurot on. Aga ta on siuke inimene, et ega ta ära ei kuluta nullini kõik, et tal palk laekub sinna, et tavaliselt ei vaata nagu, et tavaliselt ikka raha on, et oskab nagu majandada, mitte nagu mina pean kogu vaatama, et kas ma ära pole kulutanud. Ja siis ütles, et blokeeritud konto nagu. Ja hakkas scrollima oma neid pangateateid, et tõesti 6 aega tagasi pank oli kirjutanud, et te olete 10 eurot maksnud ühele Eesti kontole, et selgitage selle raha päritolu ja põhjust, miks te sinna kandsite. Aga ta on sinna kogu aeg andnud, see on tema korteri omanik, kellele ta maksis selle 10 eurot vee eest, nagu, eks ole. Ja aga selle kohta küsiti, tema ei vastanud, mõtles, et nii tühine asi, nagu, et mis siis hakata vastama, nagu 10 eurot. Ja näed, konto pandi kinni. Ja vaata, mina olen siin saates ju korduvalt rääkinud, et kontod pannakse kinni ka päeva pealt, kui sa teed näiteks eksporti Araabia maadesse sinna tänna, et pank ei viitsi sugu jamada lihtsalt, eriti kui sa keskmise suurusega oled. Et võib-olla suurettevõtetele kehtivad teised nõudmised ja ütleme teised reeglid, seal on personaalsed, ütleme siis need pangatellerid või pangahaldurid, kes suga tegelevad, et võib-olla nemad nii karmilt seda asja ei vaata. Et sisuliselt on nad iga päev kullipilguga istuvad sul kõrval ja vaatavad, mis sa teed ja seetõttu nagu lasevad toimetada, aga keskmise väikse ettevõttega nad ei viitsi jamada. Neil on lihtsam nagu öelda seda, et kui sa juba sinna teed, järelikult sul on ikka päris suur rahapesu risk ja me paneme su konto kinni, me ei viitsi seda hallata, muidu me peaksime eraldi halduri võtma ja see maksab meile ja see ei tasu meile ära. Ja vaata, kui nad tegelevad isegi nüüd 10 euroste asjadega, siis see tegelikult räägib meile väga palju Euroopa konkurentsivõimest. Sellepärast, mis tal tegemata jäi? Tal jäi taksoga sõitmata. Või ütled, et see on väike asi, aga ega ta ei ole ainukene, kellel 10 euro pärast see konto ära blokeeriti. Kellegi jäi veel taksoga sõitmata, taksol jäi raha teenimata, riigil jäi sealt, ütleme, käibemaks saamata, tööjõumaksud jäävad saamata. Ja need on ainult 10 eurosed näited, aga ma räägin, et kui sul blokitakse ära keskmistele väikstel ettevõtetel rahade liigutamise võimalused eksportturgudele väljapoole Euroopa Liitu, sest Euroopa Liidu eesmärk ja meil ka siis, kui me Euroopa Liidu liikmed oleme, on ju see, et ikkagi raha tuleks siia sisse meie majandustegevusest, meie toodame siin midagi, müüme välja, välja võime ju müüa, aga kui me ei saa raha tagasi sisse liigutada siia, et kui on rahapesu reeglitele tuginedes seda ettekäändeks tuues ära lõigatud need võimalused, siis sellega lõigatakse ära võimalused teha eksporti. Need samad ettevõtted, nad teevad need asju küll edasi, aga nad teevad oma firmad, ütleme, väljapoole Euroopa Liitu. Tähendagu see kas või Šveits või tähendagu see kas või, ütleme, Liechtenstein, mis ei ole Euroopa Liidus, või Monaco või mõned muud riigid, et füüsiliselt võib ta siin asuda,
aga peakontori tegevuse, see tähendab maksulaekumised viib ta kuhugile mujale. Nii et vaat selle Euroopa konkurentsivõimega on ikka väga halvasti. Ja tead, mille peale ma veel hakkasin mõtlema? Ma olen ju Eesti Hoiulaenuühistute Liidu juhatuse liige ja sellepärast ma pääsen Eesti Hoiulaenuühistute Liidu rahale juurde nüüd, eks ole. Mul on need pangakonto ligipääsud ja ma pidin juhatuse liikmena esimest korda sel aastal maksma ära maailma Hoiulaenuühistute Liidu liikmemaksu, see oli mingisugune $1676. See oli 50% sellest, teise 50% maksavad meie Virginia partnerid, nii et me oleme siuke arengumaa staatuses, et meid natukene aidatakse. Ikka tuleb tagant järgi ikkagi natuke õpitada. Aga nüüd mõtle, $1676. See World Credit Union League või kuidas seda nimetatakse, maailma Hoiulaenuühistute Liit, see asub Ameerika Ühendriikides. Kogu maailma hoiulaenuühistud maksavad oma liikmemaksud, aastamaksud sinna, Ameerikasse. Järelikult, mis on majanduse võtmeküsimus? Majanduse võtmeküsimus on tegelikult see, kui palju peakortereid, rahvusvaheliste firmade peakortereid asub sinu majanduspiirkonnas, Ameerika Ühendriikides või näiteks meie puhul Euroopa Liidus. Euroopa Liidust järjest lähevad peakontorid välja. Nad lähevad Ameerikasse, nad lähevad Londonisse, mis ei ole enam Euroopa Liit. Nad lähevad Araabia maadesse, nad lähevad Hiina, Indiasse. See tähendab seda, et Euroopa ei suuda enam raha juurde meelitada siia. No kui Euroopa ei suuda meie ju ammugi. Meie ei suuda ammugi, milline rahvusvaheline peakontor siia üldse tuleks. Siin räägitakse seda, et tuuakse mingist Euroopa Liidu asju ja Eesti-siseselt räägitakse, et tõssi mingi haridusministeeriumi Tallinnast Tartusse ja niimoodi, aga see ei aita meid nagu süsteemselt välja nendest asjadest. Nii et Euroopa probleem on ikkagi see, mida asepresident Vance, Ameerika Ühendriikide asepresident Vance ütles ilusti veebruarikuus siin Euroopas julgeolekukonverentsil, et bürokraatia, sellest tuleb nagu lahti saada. Siis hakkavad peakontorid tagasi tulema, siis hakkavad väikeettevõtted toimetama, siis hakkavad rahad liikuma. Aga nii kaua, kui sellest lahti ei saa, Euroopa sisuliselt ise on endal munad juba maha võtnud ja ma ei tea, nüüd võtab noksi kah maha endal. Jah, ülereguleeritus on see märksõna, et ütlemegi niimoodi, et tegelikult siin koha peal võib olla, et teha natukene veel reklaami, nii-öelda varjatud reklaami su kohvikule plaan B, et kohvikute avades, et kui mitme bürokraatliku paberi ajamisega pidid saab rinda pistma? See väga hull ei ole, et ikkagi taotluse ma lasin ära teha ühel oma kaastöötajal. Et tegi ära selle taotluse ja praegu rohkem ei ole nagu tülitatud. praegu veel nagu. Aga sa alakuklas tead, et tegelikult sealt tuleb, sest et seal on ju kindlasti mingi moment tuleb mingisugune toiduterviseamet on ju. Ei, ma sinna tegingi taotluse ära ikkagi nagu, et ma loodan, et sellega on nagu okei. Ja, siis tulevad mingi litsentsi kontrollijad, siis tulevad mingid menüü selle õigekeelsuse kontrollijad ja nii edasi on ju. No ja ei, meil on ikka eesti keeles, et vähemalt keelekontrolliga äkki ei ole probleeme. Et jah, et igasuguseid asjapulki ja kindlasti on, et ma arvan, et sa oled nii varasest staadiumis oma kohviku pidamisega, et see kõik need huvitavad nüansid ja ilmselt tulevad veel ja veel, sest et minul on, kes on nii-öelda kõrtsmikud või midagi siukest, et need ikka vahepeal ikka pööritavad silmi ja mõtlevad, et lausa selleni välja, et menüü paber või siis menüü peal olev kile ka, need ikka ei vasta nõuetele. No uskumatu. Sellise tasemeni võidakse langeda. Ei, ja vaata, ega hiljuti käis ju läbi see, et sotside ettepanek, millele Reformierakond küll vastu oli, nagu ma ei tea, kas propagandaks või igal juhul oli vastu. Et vaata toidupangad peavad hakkama ka justkui nagu mingisugust päritolu tõestama või annetusi seal kuidagi aru andma ja nii edasi. Aga vaata, see on täpselt nagu see, mida ma ise olen kogenud. Et kui me läksime näiteks sinna Rahandusministeeriumis selle keskühistu ideega, tuleme selle hoiulaenuühistuse teema juurde korra tagasi, et see oli eelmisel aastal, läksime keskühistu ideega ja tead, ega see keskühistu idee tegelikult meeldis neile. Aga miks nad sellega edasi läinud oligi nagu see, et üks ametnik seal ütles niimoodi. Aga te olete selle asja nagu siia toonud, aga te ei ole ära näidanud, kuidas me saaksime kontrollida teie tegevust. Kuidas me saaksime teie tegevuse üle kontrolli.
vaata, nad on, see on nagu mingisugune siukene psüühiline häda või kuidagi vaata nagu see, et nagu suhetes on, abieludes on nagu see, et teine on nagu kuidagi psühhopaat ja tahab nagu teist nagu kontrollida, kuni selleni välja, et et sa tood mulle tšeki, mis sa poest ostsid nagu, eks ole, kus sa käisid ja nii edasi nagu, eks ole. Et et inimtasandil seda peetakse nagu vaimseks vägivallaks, aga riigi tasandil just seesama vaimne vägivald toimubki. See riik ei taha mitte seda, et see asi hästi toimiks nagu, et just, et huvid näiteks oleks kaitstud või raha oleks kaitstud või et maksud oleks makstud või niimoodi. See oleks ju normaalne nagu. Ja seda me nagu selle keskühistu idee lauale toomisega tahtsime nagu tagada. Aga nende huvi oli see, mis tuli sellest lausest välja, et aga me ei saa siis kontrollida teid. Te ei ole ära näinud, kuidas me seda kontrollida saame. Ja samamoodi sellest toidupanga asjast nagu. No mis seal toidupangal viga on? Ma saan aru, et toidupang maksab maksusid palju. Ütleme siis kasutamata toidu jagab laiali, see on ka ju normaalne. Kuigi ainuke asi, mis mul hinge kriivib selle toidupanga puhul on nagu see, et välismaalane seda juhib, kas mingi belglane või mis asi, eks ole, et eestlased ei saa isegi oma vana toidu ümberjagamisega ise hakkama, nagu et ikka tuleb mingi välismaalane sisse tuua, et see on ainuke negatiivne asi, aga muidu see asi ju toimib. Aastakümneid on tegelikult toiminud siin Eestis ja nüüd ärkab mingisugune sotsist ametnik ja ütleb seda, et aga me ei saa seda tegevust kontrollida. Mis sul poisil või plikal seda kontrollida vaja on? Peaasi, et asi töötab, sina tee oma tööd ja ära kontrolli kõike nagu, sa ei suuda nagu nii kõike kontrollida. Vaata, kui mina olin noor juht, ma tahtsin ka kõike kangesti kontrollida. Ma tahtsin ka, aga ma olen selle tegevuse käigus aru saanud, et kõike sa nagu nii ei saa kontrollida, et sa saad kontrollida neid printsiipe, neid põhimõtteid, mille alusel su ettevõte nagu toimetab ja tegutseb. Ja jumala õnnistus või kõige parem on nagu see olukord, kus sa leiad nagu sellise töötaja, keda sa ei peagi kontrollima, et sa annad talle töö ülesande ära ja sa tead, et isegi kui sa sinna sisse ei vaata, et kõik on tehtud ja rohkem ka on tehtud, et ta isegi kontrollib sind. Mul paar siukest töötajat on. Ma tean seda, et kui ma temal olen ülesande ära andnud ja kui tema selle asja üle vaatab, asja ära teeb ja teinekord ta saadab mulle küsimuse tagasi ja ütleb niimoodi, et kuule Andro, aga sul endal on siit ja siit valesti nagu tehtud. Ja mul on nagu hea, et tema tegelikult kontrollib hoopis mind ja siit me jõuamegi tagasi nagu selle juurde, et tegelikult rahvas peaks ju kontrollima neid samasid ametnikke ja poliitikuid, et et vaata, sa teed siit valesti ja see ametnik või poliitik, ta peaks olema rõõmus nagu selle üle, nagu mina olen rõõmus, kui mul töötaja ütleb seda, et kuule, Andro, sa lased siit üle nurka, et teeme selle asja korda. Nii et vaata, äraspidine on nagu see kogu loogika, kuidas on üles ehitatud see Eesti ja Euroopa bürokraatia, nii et Elon Muskil, kui ta ausalt seda asja ajab, ma arvan, et see on täiesti õige suund, mida ta teeb, et neid ametnikke ongi selliselt vaja rappida. Mitte rappimise pärast, vaid selle pärast, et see asi ongi totaalselt nagu pea peale pööratud. No mina ütlen niimoodi, et mina kuulun sellesse segmenti, kus ongi minule ei meeldi seda, kui ütleme siis, kelle alluvuses töötada midagi siukest tullakse mikromanageerima, et kui asi jookseb ja toimib, et las ta siis olla ja las see siis kestab ja asi toimib, vaatad otsa, kuule, asjad on korras tavai see, aga kui tullakse, et nagu mikromanageerima, nüüd hakkaks seda muud on minu arvates, see on see, mis on nagu, kuule, kui sa nagu igapäevaselt puutu selle asjaga kokku, siis ole vait. Siis ole jah, et las teised teevad, et sinu asi on, kui võtta siis oma omanikutulud asjad välja või mis iganes asi, et see asi toimib. Et sellises kontekstis ja üle bürokraatiat, üle seda kontrollimise, seda osa, et sinna jällegi, et kivi sinna sotsiaaldemokraatide kapsaedest ma mäletavasti või ma jumala eest andke andeks, kui ma eksin, aga ma enda arvates siis ikkagi ei eksi, on see, et ka nemad tahavad, et võib siin ka ees oodata seda, et kui sa oma selle söögikoha menüüsse pead ära märkima, et liha päritolu on ka, peab hakkama välja trükkima. Et millisest, kas see on eestimaine liha on päritolu, võib-olla isegi selle farmi täpsusega, et mis liha, kus ta pärit on ju. Et sellise detailideni välja peab minema menüüs, et võt, see on jällegi näite sellest ülereguleeritus, see tähendab seda, et kõrtsmik peab hakkama uusi menüüsi välja printima, jällegi kulutus, lamineerima, siis neid jällegi kulu, siis sa hakkad kogu aeg näpuga järgi ajama, lisaks siis on vaja aega ja ressurssi selle peale, et mingile ametkonnale näidata ja tõestada, näed, et see on sealt pärit, see liha tuleb mul sealt ja ma ostsin selle sealt ja nii edasi, et järjekord on nagu nii-öelda koormamine, järjekordselt inimene istub arvuti taga, ei tegele otsese tegevusega, mis on täita kõhtu,
valada jooki, teenida kasu, maksta selle pealt makse, järjekordselt. Aga nagu ma ütlesin, see on majanduskasv, et lamineerija saab tööd, printija saab tööd, printerid lähevad katki, printeri tootja saab tööd. Ainult lisakasu ei teki või lisatulu ei teki nagu sellest, et see on niisugune ringmajandus ainult, et ja kes selle kinni maksab? Lõpptarbija maksab kes kinni. Tuleb ja tellib selle söögi. Aga teeme siin ka meie nii-öelda jutumärkides söögipausi ja oleme kohe tagasi. Oleme saatega tagasi, saade on Eesti Kroon, saade rahast pangust investeerimist ja majandus ning saate toob teinud Tartu Hoiu-laenuühistu ja jätkame siis nii-öelda natuke globaalsest poliitikast tagasi tõmbununa hoopiski kohalikule poliittasandile, et Andro, et valimised ei ole enam mägede taga. Ei ole. Kas poliitvõitlus on juba kuskil algamas mingist otsast, et mina igatahes nagu meediast kõrvale jälgin, et erinevates omavalitsustes juba hakkab selline, nagu öeldakse, poliitkius pihta. Hakkab pihta sest näiteks isegi ametlikud uuringud juba, mida ma küll väga ei usu, ma arvan, et alahindavad nagu Keskerakonna rolli ja näiteks EKRE rolli seal. Aga näitavad ju Tartule praegu 6 kohta. Et meil on tegelikult 4 kohta eelmiste valimistega, mis me saime. 6 kohta, see on juba 50% parem tulemus, nii et ma olen head tööd teinud piirkonna esimehena. Ja poliitkius on nii palju, et ma tulin ükskord tööle hommikul ja olid kohvikul need LED-tuled ära lõhutud, oli välja rebitud nagu sealt pistikust. Seda pidin remontima ja parandama. Ja siis istusin seal kohvikus ja enne avamist uks oli lahti, tuli sisse üks kodanik, keda ma ei tundnud isiklikult. Ja ütles, et näed, et tagant vankril ära väänatud see pagasiruumi või pagassi gaas, nagu eks ole. Ja olidki, sealt oli teie automaksule silt ära võetud, siis oli see pargin tasuta silt ära võetud, ma teen uued ja vängemad sildid nüüd, ma pean ütlema, juba on tellitud. Ja see minu numbrimärk oli ära võetud, Andro Roos nagu sealt tagant ära rebitud. Nii et kahju kohe, nagu ilus vanker, tead niimoodi nüüd luku ära lõhkunud nagu. Aga visuaalselt on nüüd korras kõik ja pole häda midagi. Ja ma olen selles mõttes väga läbipaistev poliitik, et nüüd selle pagasil ei ole nagu lukku ees. Nüüd igaüks võib tulla Andro Roosi numbrimärgiga vankri juurde ja tõsta selle pagasikaane üles ja vaadata, mis seal pagasnikus sees on. Mul ei ole midagi varjata. Ei, see on nüüd see koht tegelikult, kus peaks ütlema, sinna võib ka mingid määral mingid obrukid jätta ka. Ja ma tuleks hommikul, oleks kui tore niimoodi, ma tulen, teen kaane lahti, keegi tuleb, ütleb, Andro, pagasikaane vahel paistavad rohelised märgid. Ja siis ma vaatan, et sul ongi rohelised ja kollased ja eriti ma tahaks neid lillasid 500 eurosid nagu niimoodi. Ja küll oleks siis pärast tükk tegemist, et seda finantseerimist põhjendada on. Ja paned konto peale, kus sa selle raha ikka said nagu niimoodi. Ja et kui kümpaga seda, kui me saime teada, et tõmmatakse kohe nagu luugid kinni, et mis sa siis veel, kui sul see 500 sealt nüüd peaks tekkima. Aga ei, tore, et tegelikult, et sa arvad, et see ei olnud siis lihtsalt puhas vandaalitsemine, vaid ikkagi mingisugune tagamõttega? Ei, ma arvan ikka tagamõttega, et mis seal ikka nagu, et mis vandaalitsemine, et see on ikka tegelikult päris suur töö see numbrimärkselt ära tõmmata ja lukk ära lõhkuda, et ma ei tea, tavaline vandaali viitsiks teha. Seda enam, et ma olen ikka vaadanud, et üks päev keegi oli sinna mingid vanad teksapüksid jätnud kõrvale. Ma saan aru, et see on nagu kompromiteerimiseks, et mingi vanker ja siis keegi viskab vanad teksapüksid. Milleks on vaja? Ma ei usu elu ilmas seda, et mingi vandaal tuleb. Vandaal tuleb, võtab püksid jalast ära ja läheb trussaritega koju edasi, eks ole. Keegi on ikka tulnud sihiga sinna tõmmata need vanad püksid kõrvale. Siis üks päev oli see paelakera pandud sinna niimoodi. Paelakera? Paelakera, ma ei teagi miks, nagu, et koledam oleks jällegi vist. Nagu, aga kes tuleb paelakeraga ja jätab vankri kõrvale paelakera nagu kõnnitee peale? Jah, see on veel kõik tagasihoidlik. Ma räägin sulle veel. Kas sa tead seda, et Itaalia maffia jättis hobuse pea? Ei, ma räägin sulle, tähendab, me võime kõik arvata seda, et Reformierakond ja Urmas Klaas ja kes nad kõik siin on, vaata, et koalitsioon ja niimoodi, need on viisakad inimesed. Ja võib-olla nad on. Nüüd järgnev ei ole nendega seotud, aga ma lihtsalt räägin nagu seda. Et kunagi, kui me emaga ostsime maja Pärnus,
siis seal oli, eelmisel omanikul jäi sisse üürnik. Nii, tal jäi üürnik sisse. Ja tal oli 30 päeva aega välja kolida, ise lõpetas ära üürilepingu. No me ei saanud väga hästi läbi, sellepärast me tegime seal oma poole peal nagu remonti. Ühes samas majas oli mitu korterit ja me tegime oma korteris nagu remonti ja talle nagu ei meeldinud, ta kogu ütles, et väike laps ja ei saa magada ja niimoodi. Ja kui me selle teise tema korteri ka nagu ära ostsime, ta üürilepingu ära lõpetas, kui me sisse läksime sinna korterisse, tead, kõikide korteri seinte peale oli tõmmatud näpuga sitatriibud. Ütle, milline inimene läheks, võtaks sitta, paneks näpu sinna sisse ja tõmbaks sitatriibud lihtsalt sellepärast, et sulle ebameeldivale inimesele nagu siis meeleärmi valmistada. No sina teeksid seda, Maksim? Kindlasti mitte. No ei teeks, ma ka ei teeks, see oleks vastik lihtsalt. No ja küll sa mõtled niimoodi, et üks inimene, et on nagu aju natuke rikutud, eks ole. Aga ostsime siis veel 3. korteri sealt majast ära. Ja me ei saanud ka sellega väga hästi läbi. Nad ütlesid ka, et Roosid on väga hullud inimesed. Ega ma olengi natuke hull. Et muide, Äripäeva raadios oli ka meie lugulaulude peale, mis me siin räägime, olid öeldud seda, et see Roos on üks väga ülbe inimene, et räägib seal Tartus väga sihukest ülbet juttu, eks ole. Ei, nemad ei ole ülbed, nemad on hästi viisakad. Aga nüüd ma ütlen, et ostsime selle 3. korteriga ära omaniku käest. Ja omanikuga, teise omanikuga me ka hästi läbi saanud. Me nagu niimoodi, nii nagu ütleme, Zelenski ja Trump vaidlesime, et umbes samasugust asjad, aga näed, saime läbirääkimisi niimoodi, et ta soostus ära müüma selle korteri ja kui ta üle andis selle, juba remontisin, toimetasin sinna korteri peldikusse, ma ei olnud veel läinud, aga siis kui jõle väng ja ais oli kogu aeg üle, ma mõtlesin, et torust ikka nagu kuidagi katki või midagi, et jõuan sinnamaani ka. Ja kui ükskord peldiku ukse lahti tegin, siis vaatasin, et sita junn oli jäetud peldikusse ja see oli seal lagunema hakanud. No ütle, milline inimene jätaks lahkumiskingituseks. Kui mina läksin, ma ei saanud läbi oma selle toakaaslasega, kui ma elasin Pepleri ühikas, kui ma olin noor üliõpilane. Kolisin välja, ema ostis mulle korteri Tähtveresse, Tähtver 46, võite sinna vaata minna, see enam minule ei kuulu, aga ema ostis mulle sinna korteri, ma olin uhke korteri omanik, läksin sinna, jätsin lahkumiskingituseks oma ühika toakaaslasele, mulle ta ei meeldinud, ta oli sots ja siuke paadunud sots ja me ei saanud läbi, me kogu aeg vaidlesime ja ma mõtlesin, mis ma talle lahkumiskingituseks jätan, ei jätnud sitta, panin talle kastrullisse äratuskella. Nii et vaata, inimeste huumorimeeled on nagu erinevad, et üks jätab sitta, aga teine jätab lihtsalt äratuskella. Jah, lihtsalt, et seda väljaheidete juttu siia lõppu kogunes natuke liiga palju. No sa tahtsid ja väga ilusat lõppu teha, aga... Jah, et tõmbame siin joonegi alla, et aitäh, et kuulasite, oleme järgmine nädal tagasi ja kordades viisakamate juttudega. Ilmselt järge jätke siis fekaalia vedele. Aga need on meie inimesed, kulla inimesed, need on ka targad ja head valijad. Kohtumisena uues saates Eesti Kroon. Eesti Kroon. Saade rahast, pangandusest, investeerimisest ja majandusest. Saate toob teieni Tartu Hoiu-laenuühistu.